Ossa. Ma just tahtsin öelda, et ohjeldage oma emotsioone. Aga see tavaliselt ei õnnestu inimestele. No nii. Oot, see on siis bad boy. Ühel sombusel kevadpäeval sõitsime Saaremaale, et rääkida Eerik Orguga relvadest. Mida teeb ettevõtja ja toitumisnõustaja 4 relvaga? 2 püstoli ja 2 püssiga. Seda ma vaatan ise ka iga kord niimoodi, mõtlen, kurjad. Kõik jutud, noh. Jurassic Parki oled näinud või? Jah. Selle filmi järgi osteti laod tühjaks nagu sellest. 1,5 aastat ootasin seda ja ma olin ka üks nendest, oh my god, mis see on. Filmipüss. Lähme! Mulle väga meeldivad mu relvad ja need tekitavad minus ainult positiivset emotsiooni. Relv on minu jaoks enne eelkõige tõesti selline nagu turvatunde tekitaja. Ma ei taha mitte kedagi tulistada ja sellised mõtted absoluutselt puuduvad, küll aga mul on hea meel, et ma oskan relvadega ümber käia. Et niimoodi sisse poole paned kohe ja see ongi spetsiaalne. Tunned vastu nahka relva. Ja kui ma nüüd siit niimoodi olen, on ju, 95% pole aru saada, on ju. Et see on nagu see teema. Eriti relvapoes, kui sa kellegi rääkima lähed, on ju. Kui ma väiksed on uurinud, on ju, siis keegi, ma olen mingi 3-4 korda näinud. Aga kõik on nagu rahulikud, ettevõtlikud inimesed. Aga lihtsalt, metsas siin ka igasugused loomad ja ma olen ikka igasugused 200 kilosid sigu näinud ja igasugused tegelesid. Siga püstoliga tõenäoliselt ära ei võta, aga parem kui mis asi, rusikad või mis sa teed, on ju. Mis see nagu tõukas sind relvaluba taotlema ja relva üldse omama, et ma saan aru 5 aastat tagasi oleks laud nagu tühi olnud, et neid relvi poleks siin olnud? Ei, aga ma oleks tahtnud neid ikka. Ma tean, et paljud meesterahvad on mänginud videomänge, kus on siis selline tulistamine käib, on ju, ja siis ühel hetkel ma tundsin, et see nagu hakkab juba ära nagu tüütama. Ja siis hakates niimoodi uurima, mis võimalused päris relva suhtes on ja on olemas võistlused, klubid, kõik asjad on ju, korraldatakse erinevaid lõbusaid asju. Siis ma mõtlesin, et ma tulen nagu videomängu maailmast nii-öelda siis päris maailma välja ja siis liitusingi relvaklubiga, hakkasin käima lasketiirus, seal juhendati erinevad harjutused relvaga, et aeg oli pult käest ära panna ja haarata relv. Mina ikka laskeharjutuste vahel olen ikkagi nagu mõelnud ja hinganud, aga sul oli ikka kõmm järjest. Paar tuhat korda vajutanud ka päästikut, et siis väga ei mõtle. Aga kui ma käisin relva luba taotlemas, siis ma mäletan, et see oli päris naljakas, kui närvis ma olin teooriaeksami eel, aga ma tegin selle ära, ma arvan, et võib-olla isegi liiga kiiresti. Ja siis eksami kontrollija küsis, et kui ma läksin selle paberiga peale umbes minut peale selle saamist läksin tema juurde, ütlesin valmis. Siis 1 minutiga ainult. Vist on 10 minutit kokku nagu aega, aga sa tegid 1 minutiga. Ei läinud nii kaua, mingi 45 sekundit vist läks. Üks viga oli, aga sai tehtud ja siis peale seda ma olin nii õnnelik, sest mulle teooriaeksamid üldse ei meeldi. Ma olin nii õnnelik, et mul lihtsalt pulss läks nii kõrgeks ja siis oli laskekatse ja selle ma kahjuks kukkusin läbi, sest mul lihtsalt käsi seisub paigal, kuna pulss lihtsalt läks nii kõrgele. Ja siis kohe sealt järgneva panin siis uue laskekatse kirja ja siis läksin sinna, ma jätan nimesid nimetama, aga ühe tuntud eestlase Eesti muusikuga, ütleme siis niimoodi, või laulja, ma ei tea, kumb ta on. Ja see lihtsalt oli päris naljakas, kui me läksime mõlemad seda, kutsuti meid samaaegselt sisse ja siis läksime katset tegema ja siis lihtsalt selle ühe politseiniku nägu oli päris huvitav. Aga lähme vaatame siis, kuidas läks. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üle 50%, aga nagu ma räägin. Kui ma lasin, see oli niimoodi siis, jah. Ma arvan, et paljud inimesed, kes mind absoluutselt ei tunne, vaid teavad teleekraanilt näiteks või kusagilt, siis nemad võivad nagu mõelda arvata, et toitumisnõustaja ja siis kui nad saavad teada, et tegelen sportlaskmisega, siis võib see nagu selles mõttes üllatusena tulla, aga need inimesed, kes mind teavad lihtsalt selles mõttes, et võitluskunstid meeldivad, ekstreemsport meeldib mulle, ma ei näe, et relvad siin kuidagi, nende puhul ja minu puhul ei tundu see imelik, et relvad on ka kuidagi mängus nagu.
mul on öeldud alati, et sulle sobib see. Jätan paar pauku sulle ka või? No, davai. Proovi lihtsalt päästikut ja proovi see täpp ka üles leida. Esimene kord võib olla väga, tähendab seda, et nüüd sul on padrun on, kuul on rauas ja sa tahad, nüüd sa teed pikka tõmmet. Äppi päästikul on. Kõige väiksemad relvad sa oled ka kaasas kannad vahepeal. Kui nad on mõeldud kaasas kandmiseks, kui tekib nüüd mingi olukord, et sul on reaalne oht tõsisele kehavigastusele või isegi elule, et siis väga paljaste kätega nagu ei tahaks olla, kui relv on kodus näiteks olemas. Ikka võiks ju kaasas siis olla. Ongi mingi hull kuskil, võtabki relva välja, siis on küll väga jama ju selles suhtes. Elus, nagu sa ütlesid, igasuguseid asju võib juhtuda ja minu elus on igasuguseid asju juhtunud. Kas või, ma ei tea, kukud paadi pealt keset järve vette, riiete kujumine. Ma saan hakkama, mujun kilomeetri ära, ei ole hullu. Kui sellistest olukordadest rääkida. Ma usun, et sa teed ära. Selle ma panen siis seina peale oma selle eksami märklaua kõrvale. Ja. Nüüd siis teeme pika püssiga. Seda kasutab kusjuures Tšehhi sõjavägi, aga neil on siis nagu täisautomaatne. Mul ja kõigil teistel siin mitte. Et see tähendab siis seda, et sa nagu valangut sellega erinevalt Tšehhidest ei saa teha? Ei saa. Kui sa tahad tunda ennast turvaliselt tänava peal ja kodus, siis on mõistlik püstol endale muretseda, sellepärast et sellega tänava peal sa väga ringi ei jaluta, aga kui sa tahad lihtsalt kodus ja ole üldse võib-olla relva laskesporti siis nagu rohkem nautida või siis sellega nagu teha rohkemat, siis ma soovitaksin kindlasti sellist poolautomaati siis. Lased niimoodi kohe või? Ma ikka vaatan ka. Ütleme nii, et kui nüüd nagu tekib mingisugune paha olukord ja isegi see paha, ja teisel inimesel on püstol, see kõik oleneb selles mõttes distantsilt, siis see on iga kell parem. Siin ei ole mingit küsimustki. Mina ütleks, et algstaadiumis tuleks ikkagi enda jaoks väga selgeks mõelda, et miks ma seda nagu muretsen. Kui sul on võimalus ja soov osta endale 2 relva, siis on väga lihtne, 1 ja 2. Ma tean jällegi inimesi, kes on endale püstoli muretsenud ja siis, kui nad teavad, et olemas on ka selline asi, osad arvavad, ei saagi mingi variandiga sellist relva, aga saab ikka selles mõttes. Ja siis on kohe niimoodi, et kurat, ma tegin vale otsus. Sest mõnel inimesel ongi, ma tean inimesi, kes ongi, et ma tahan, mul on kodus sellepärast, et ma arvan, et keegi tuleb. Ja siis ma olen öelnud, et okei, püstol on tore, aga püstol või siis see. Peab mõtlema. Aga kas tõmbub sul mingi adrekaga üles, nagu, et tuled siia, laed relva ära, lased või on see juba täitsa nagu siuke rutiin või? Ei, võistlustega pigem on. Seal on ikkagi tegevus, et see praegu on väga-väga selline nagu... Väga rahulik, jah. Standard, jah. Kas ma panin selle padruni siia tagasi vist? Midagi kõrva ei taha? Harjunud. Selge. Igapäevane töö. See mees on lasketiiru juhataja Harri. Ilma tema loata ei kõla siin ükski pauk. Ilma sinu loata ei käi siin midagi. Minu valgirjalt ei tee mitte keegi vetsa. Suur hulukid laskma. Pardiaid või minna. Võib-olla oleks mõistlik lihtsalt harjuda ära selle mõttega ja harjutada seda relva kandmist, sellepärast, et kuidas siin nagu naaberriikides, ma ei mõtle siin idanaabrit, vaid teisi naabreid, et mis seal siis nagu korraldatakse nagu nii-öelda teatud rasside või siis usu poolt teistele inimestele. Kuulasin ma siis raadiot ja seal rääkis siis, kui ma nüüd, ma võin mingites asjades eksida, rääkis siis kapost keegi, ma ei tea täpselt kes siis ütles, et hetkeseisuga on juba 10 000 islamimeelset inimest ja suurem oht puudub, aga nad hindavad tulevikus mingite intsidentide juhtumist ikkagi nagu reaalseks ja ta ei andnud seal mingit soovitusi relvade kandmise, omamise, soetamise, mingit sellist asja ei olnud, vaid lihtsalt oligi see jutt ja siis ma mõtlesin, et ega me tõenäoliselt me Eesti ei jää nagu mingitest konfliktidest nagu nii-öelda puutumatuks. Ja jällegi sellises olukorras ma arvan, et on parem olla ettevalmistatud seisus kui ettevalmistamata seisus. Remane, kitso, vägiveid. Ma mõtlesin, et kevad on kätte jõudnud, aga
75. aastast olen ma siin lasknud. Oled siin toimetanud ja teinud? Kingissepa rajooni noortevõistkonnas alguses. Jaa. Ja siis, kui Vene kroonu ära taris, siis tõmmati kohe snaipriks. Jaa. Aga nagu laiemalt võtta, et ma ei tea, Eestis on vist praegu kehtib 25-26 000 relvaluba inimestel. Neil võib olla mitu relva siis on. Ma ei tea, kas on neid inimesi ja relvi kuidagi, on neid vähe, on neid palju? Arvestades, kui positiivne nagu kogemus kogu selle kõik, mis relvadega seotud on, mul on, siis minu arust on see number natukene väike. Ma ei näe nagu põhjust, miks ei võiks rohkem inimesi olla, et toimuks rohkem võistlusi ja kõike seda, aga samas, kui see mass hakkab liiga suureks jälle minema, no siis hakkavad juhtuma imelikud asjad võib-olla. Igal inimesel kindlasti ei tohiks relval olla. Et me kõik tunneme seda inimest, kelle sa tead, kellele ei tohiks relva olla ja nendel inimestel ei olegi relvasid. No mis põhjustel? No ma ei tea, joob liiga palju, meeldib mingi muud isiksuse häired või mis iganes asjad selles mõttes on, et ma arvan, et politsei, selles mõttes need taotlejaid, ma usun, et on olnud rohkem, neid lube on kindlasti ka ära võetud ja ma arvan, et politsei teeb selles suhtes head tööd, hoitakse pigem kvaliteeti, mitte ei riita sihta nagu kvantiteedi peale. Et ma arvan, et relva saamine lihtsam, kui ta praegu on, kindlasti olema ei peaks, kui siis keerulisem, ma arvan. See ei ole nagu naljaasi selles suhtes. See on ikkagi tegelikult tõsine asi. Mõistlik inimene võib seda omada, mõistlik inimene heade oskustega, siis on asjal üldse mõtet nagu. Sest mõni, mul on olnud sellised, üks sõber oli selline, kellel ka kõik oli olemas ja relvaluba oli justkui nagu aegumus, ma ütlesin, et aga miks sa ei värskend, ütlesid okei, läksime laskma ja oskused olid ikka nii roostes nagu. Kui inimesel on nagu relv juba taodeldud, olgu see siis näiteks enese või varakaitse, mis iganes põhjusel, siis võiks ju aastas paar korda käia, paugutada paarsada padrunit on ju. Sul mootorrattas ikka sõidad ju sellega selles mõttes. Et lihtsalt pärast, et on ka olnud sellised olukordi kuskil siin sotsiaalmeedias olen näinud, kus tulebki mingi pätt, kõik on välismaal muidugi, tulebki mingi pätt ja maadleb siis selle relva omaniku käest ära üldsegi. Siis on nagu eriti halb ju. Kui sa näe, kuidas katset tehakse jooksu sea peal, siis tuleb mu ruum. Iga hakkab jooksma. Mängusiga. Lasevad sigu seal. Jaa. Ma igaks juhuks siis ei läheks, kui ta seal paugutad vist. Anna. Nii, jooksev metsiga sooritatud esimesel katsel. Saab minna, luba kirjutan välja. See on mul siis võistlusrelv, see on siis AR-15 platvormil tuginev selline relv, mis on toodetud Tšehhis ja siia peale olen ma pannud siis hologrammsihiku pluss veel siis suurenduse ka pluss veel taskulambi ja sellega ma käin võistlustel. Laed ära, siis paned kõik paika, kui oled valmis laskma, siis läheb siit tulistamise peale ja siis sihid ja siis vajutad. Mida äkki, 0 tagasilööki, täiesti. Vaata, kui palju rauda seal ümber on. Jaa, see oli väga üllatav praegu. Jaa. Ootaks midagi, aga... Ootaks, et nagu käib mingi kõmm niimoodi nagu, aga ei. Salvalt ära, nupud on mõlemal pool. Võistlused on, ma ütleks, et umbes iga 2 kuu tagant. Võistluste välisel ajal kuskil siis 2-3 korda käin ma siis harjutamas. Minu jaoks on see sport lihtsalt pauguga. Ega see nagu väga palju valangust ei eristanud. Ma võin sellest ka pauku teha. No nii. Jurassic Park läks tööle. Aga sellel ka ei käi sukast mega nagu hullu kõmakat. No ikka käib. Ta on nagu selline, et mis teed? Tahad proovida või? Ui raisk. See on väga suur kaliiber. See on 45-70. See tähendab, sellepärast ma selle võtsingi, et kui sellega jahil lähed, see läheb okstest, kõikidest asjadest, mis iganes nagu läbi 100 meetrit ta lendab nii, nagu põhimõtteliselt mitte midagi ees poleks. Okay. Ja loomal on ka natukene kindlam minek. Ja. Tallinna võistluste puhul on siis selline
5-10 inimest tavaliselt kohal, kellega siis ikka räägime, on ju, jagame mingid nippe, trikke, uurime, mis relv kellelgi on. Ja siis, kui ma käin seal Pärnu kandis võistlustel, siis on ikkagi mitmeid kümneid mehi seal koos. No siis on ikka sagimist ja ikka, mis ma oskan öelda, meeste seltskond selles mõttes saab nalja ja laseme sihtmärke ja ei, väga-väga mõnus on. Kõik on väga rahulikud, mõistlikud inimesed, et ma ütlen, mul ei ole siiamaani relvadega üle kumba alas üritama pidagi, vasakust ja et ei ole mingid negatiivseid kogemusi. Kõvad litakad, põder küll olla ei tahaks. Kuidas teil Iivega diil oli? Sa pole jäiseltsi liige, on ju? Ei. Siis on maksad mul tiirutasu 10 eurot. Praegu või? Kellega sulli on? Mul on viiekas, oota, on kellegel? Jaa, mul on olemas, ma võin täitsa... Kannate kuludesse või? Jaa, me paneme. Ma ei teadnudki, et siin tasu on. See on cool.